Tšau, ma juba võtsin esimese sõnumi ära ja esimene sõnum põhimõtteliselt on tasakaal, ehk siis võib olla tasakaalu vajadust, rohkem vajadust nagu rahulikult mõtlemise, rahulikult võtmise järgi, et lasta asjadel nagu seedida ja settida, et mitte kiirustada asjadega ega otsustega või valikutega, et pigem nagu rahu säilitada ja tasakaalu hoida, aga siin paki all mul jääb veel silma mündi 2, mis põhimõtteliselt võiks öelda, et on justkui sarnane, et põhimõtteliselt teema on sama, et seda tasakaalu hoida, et kui on näiteks mitu asja, mida teha, et siis selle vahel tasakaalu hoida, et miski ei oleks nagu äärmuses, et midagi ei oleks üks asi, mida sa teed liiga palju ja et mingi teine asi ei jääks sul siis tähelepanuta. Et näiteks ei annaks ennast tööl ära liiga palju ja siis sinu lähedased jäävad näiteks sinu tähelepanust ja hoolest ilma. Et sa annaksid nii tööl kui ka kodus põhimõtteliselt sama palju ja endale ka muidugi. Ja see ei pea olema pingutamine, sellepärast et põhiteema on ikkagi see nii-öelda tasakaal. Ja et siin ka et need müntidega, et ta tegeleb justkui kergusega, et see ei ole midagi keerulist, tasakaalu hoidmine tegelikult ei ole keeruline, kui lasta kontroll vabaks, kui ei taha kõike kontrollida ja ei klammerdu kontrolli külge nii-öelda, et sa lased asjadel pigem voolata ja sa võtad võib-olla nagu sammu astud tagasi või sa võtad hetke enne, kui sa mingi otsuse teed või mingi valiku, et pigem selline nagu rahulikult võtmise vajadus on hetkel. Ja veel siin paki all mul jääb silma mündi 8 ja siin ka, et ta justkui teeb soojendust siin ja valmistub trenniks, et samamoodi, et ühest etapist teise minek, no näiteks jälle töö ja kodu, et sa ei lähe kohe nagu, näiteks, et töö lõpeb, siis sa peaks olema nii-öelda üleminekuperiood, ehk siis nagu soojendus, et üheks asjaks, kui üks asi lõpeb, siis sa hakkad teiseks valmistuma, mitte et ei pea olema nagu hops-hops nagu järsk üleminek, vaid selline ja samamoodi ka eesmärgi hoidmine nagu oma mõttes siis, et miks sa seda teed, et miks sa nii-öelda seda üleminekut teed vaikselt, mitte et sa tormad ühest kohast teise või et sa tegeled, ma ei tea, 100 asjaga ja siis võib-olla miski ei saa päris korralikult tehtud tänu sellele. Siin kaartidel mul jääb nagu silma see, et mitte keegi nendest ei pinguta, et mitte kellelgi nendest ei ole näol sellist rassimist või nagu pingutust, et justkui neil oleks raske, pigem on selline nagu painutus, venitamine, kergus ja siin on sellist nagu meisterlikkust ja teadlikkust, et tasakaal ja rahu säilitamine ja läbi rahu tegutsemine pigem pikemas plaanis toob siis sulle võib-olla rohkem edu, kui et tormamine ja mõtlematus ja 100 asjaga tegelemine korraga. Aga katsumus võib olla nagu rõõmu tundmine või et millegipärast kas siis ei oska, no oskad ikka, inimesed oskavad rõõmu tunda, aga võib olla katsumus hetkel nagu rõõmustada asjade üle või näha asjades siis võib-olla seda head või seda positiivset tulemust, et kuhu välja saab jõuda, et võib-olla isegi sul on nagu see visioon, et kuhu sa tahad välja jõuda ja mis sind nagu võib-olla ees ootab, aga läbi rõõmu tegutsemine võib olla hetkel keeruline. Kuigi mul siin paki all jääb ka silma maagikaart, kes tegelikult ütleb, et sinus on olemas nagu tasakaaluoskus ja ka nagu rõõmustamine. Aga siin mulle tundub, et kui sa annad nagu ühele asjale korraga, see annab siin 2 käega seda valgust, et kui sa keskendud korraga ühele asjale, siis see kuidagi annab sulle rohkem tagasi ja siin on ka see lõpmatuse märk. Mõlemal kaardil on see lõpmatuse märk, ehk siis energia liigub nagu lõputult, et kui sa keskendud ühele asjale korraga, kui sa hoiad seda tasakaalu, ei punnita, ei rassi, ei pinguta üle, et rahulikult tegutsed, siis see kuidagi annab sulle tagasi, aga pikemas perspektiivis, et see ei ole nagu kohene nii-öelda dopamiinilaks, et sa ei saa võib-olla koheselt tagasi, aga pikemas plaanis see kuidagi annab sulle tagasi võib-olla siis nagu tervise mõttes ja
enesetunde mõttes, et võib-olla sa ei rassi üle ja sa ei anna ennast ära mingites asjades, no näiteks tööl siis jälle. Aga kui ma nüüd sulle soovitust küsisin, siis see on mõõkade kolm, mis on justkui selline südamevalu, et kuskil on haiget saadud, sa justkui võib-olla tunned, et sul on liiga tehtud mingis osas. Ja soovitus siis oleks, et võib-olla siis sellega kuidagi tegeleda, et sellest teadlik olla, et see ei laseks sind mõjutada, et vaja on see kuidagi endast välja lasta ja et see nagu mingi osa sinust, mis on haiget saanud, haavata saanud, hetkel mõjutab sind negatiivselt ja see võib-olla ei lase sul seda sama rõõmu siis tunda, sellepärast et see on esiplaanil, see valu on kuidagi rohkem esiplaanil ja natukene sinu rõõmu siis ära võtnud võib-olla hetkel sinu igapäevaelus, et vaja oleks seda valu teadvustada ja sellega kuidagi tegeleda, et siis sellest saaks lahti, vähemalt nagu selle mõjust. Ja sinus on nagu olemas see oskus ja teadlikkus sellega tegelemiseks, selle haavaga siis ütleme nii. Ja jällegi sellega siis tegeleda võib-olla läbi rahu, aga tähtis on, et sa sellega tegeled. Kui sellega on seotud teised inimesed, siis sa võid seda teistega arutada, aga kui ei saa, ei taha, siis vähemalt enda sees see kuidagi ära lahendada, et sa saaksid siis selle rõõmule ligi, sellepärast et see hetkel on natuke katsumus selle rõõmuni siis pääseda või läbi selle rõõmu ja kerguse tegutseda hetkel. Aga paki all mulle jääb veel silma mõõkade 4 ja siin ta puhkab ja isegi magab, aga tal endal on siuke väga hea nägu, nagu tal on nagu mõnus olla pigem. Et siis puhkamise vajadus võib olla, aga ka võib-olla mentaalne puhkamine, võib-olla on vaja vähem mõelda siis sellele teemale, mis sulle haiget teeb või millega sa kuidagi haavata oled saanud justkui. Ja puhkamise vajadus on, kui siin on inimesed, kes nii-öelda üle töötavad, siis hetkel väga aitab sind puhkamine, võib-olla rohkem magamine, aja maha võtmine ja vähem mõtlemine. Ja samamoodi mul jääb veel siin paki all silma karikate 4 ja siin on ka see, et ta justkui, ta ei näe seda karikat, mis siin on nagu valgust täis, et kui on keegi näiteks, ma ei tea, hooliv inimene ümber või et mingi võimalus on justkui elu nautida või lahendust leida või kuidagi välja tulla sellest keerulisest seisundist. Aga ta väga ei taha seda vaadata, siin tegelikult isegi on üks käsi, mis seda karikat hoiab. Ja see mees vaatab siukselt jonnakalt teisele poole, et ta vaatab sinna, kus need karikad on võib-olla pikali, ta ei tahagi näha nii väga seda, et on olemas lahendus ja see emotsionaalne heaolu oleks lahendus, ehk siis ongi sellega, et haavatavusega, haavaga tegelemine ja siis saab tulla nii-öelda see südame avanemine ja siis saab tulla see kergus ja elurõõm nagu tagasi, et hästi lihtne lahendus tegelikult. Et võib ka olla see, et sinu ümber on olemas lahendused ja võib-olla keegi soovitab midagi, aga kui seda ei taha nagu märgata või seda vastu võtta või tegutseda mingile, ma ei tea, lahendusele, mingit lahendust kasutades, mida sa tead, et tegelikult sind võiks nagu välja tuua sellest, et siis muidugi ei ole midagi teha, aga siin aitab ikkagi see, et nagu ma juba ütlesin, et avad oma südame, et lahendada enda sees selle raskuse ära ja see tasakaaluvajadus on siin ka igal pool. Rahu ja tasakaal väga toetab sind hetkel ja aitab su mingist keerulisest olukorrast välja, vähemalt iseenda sees ja võib-olla ka jonnakusest, kui seda sinus on, et see jonnakus suures plaanis nagu ei anna sulle väga palju, sellepärast et see ei ole lahendus, see ei ole edasiviiv lahendus, see nagu ei arenda ega lahenda midagi tegelikult ja jällegi suures plaanis. Siin paki all mul jääb veel silma 2 kaarti, 2 kuningat, ehk siis siin on ka see mees on justkui siuke natuke jonnakas, et tegelikult oma olemuselt ju inimesed
ma ütleks, et üldiselt ei ole väga jonnakad. Et ma usun, et sina ka, kes iganes sa oled mees või naine, vahet ei ole, et aga aeg on tagasi istuda oma troonile, kui sa oled kuningas või kuninganna. Et võta koht tagasi oma troonil, tule sealt puu alt välja, et käed ristis ja see jonnakus, et nüüd on see nagu võib-olla tehtud, see jonnakus ja meenuta seda, kes sa oled ja kehasta seda nagu teadlikult ja tasakaalukalt, rahulikult. Kasuta oma head suhtlemisoskust ja oskust, ma ei tea, asjadega hästi toime tulla ja kõike juhtida jällegi tasakaalukalt, sellepärast et kuningas on ikkagi tasakaalukas, ta on meisterlik, ta on teadlik, ta on nagu elu kogenud, ütleme niimoodi, et siin ei ole mingit pingutust, ta tegutseb läbi teadlikkuse, mida ta siis on saavutanud nagu läbi elu ja läbi erinevate kogemuste. Ja mis sind siis ees ootab, et siis sa jõuad nagu tasakaalu, kus sinu nagu mehelik ja naiselik pool, ütleme nii, et jõuavad tasakaalu, et sa ei kaldu ühte äärmusesse, sa ei ole mingi jonnakas või midagi, et sa nagu rakendad neid mõlemaid edukalt, 11 oli just numbristik, ehk siis uued algused, välja tuleks sellest valust ja jonnakusest, mis siin oli, et siis saab sind ees oodata ka selline nagu sõprus, ütleme nii, et ikkagi rõõm tuleb tagasi su juurde, kui sa seda kuninglikkust või kuningannalikkust siis kehastad, siis saavad asjad jälle korda. Lihtsalt meenuta seda, kes sa oled, ära tee ennast madalamaks läbi madalate emotsioonide, et tuleme sellest välja ja siis saavad kõik ennast hästi tunda jälle nii sina kui ka teised su ümber, kellega sul siis on olnud need probleemsed olukorrad. Aga seekord sai sulle selline ladumine ja edu ja tšau!